Nonii, koroonale jalaga number 14. Mõnes mõttes 2 nädalat nagu oleks justkui järjest teinud, teistpidi 1-2 päeva oli vahepeal nagu väike paus ka, et nii ta nüüd läks. Hakkame siis pihta. Täna veits hilja teen, nii et ettevalmistusega läks näitsi aega ja õnneks ma olen siin mõtlema hakanud, et kuna nüüd neid infokanaleid ja reageerivaid inimesi on nii palju tekkinud, et ma olen üldse kahe vahel, kas ma peaksingi selle koroonale jalaga variandi saate tegemist jätkama. Sest just vaatasin ära, Delfis oli selle, Delfi nüüd vist iga päev teeb ka mingit sellist kriisisaadet 0,5 tundi, kus nad siis ongi nagu intervjuud ja korralikult üles ehitatud ja kõik on 5+, et räägivad kohalikest probleemidest ja asjadest, et väga mõistlik saade, väga hästi jagasid infot seal. Delfis enda lehel on, R-is on, igal pool seda infot ja materjali on hästi palju, Facebookis erinevad grupid, et täitsa tekibki mõte, sellepärast, et miks ma selle saate tegin, oli ju selle jaoks, et mul hakkas see paanika nagu närvidele käima ja kuna ma olin nagu seda koroona asja pikalt jälginud, siis ma mõtlesin, ma lihtsalt jagan teistele ka seda infot, mis tulemas on, siis kui me teame, mis on tulemas, siis nagu paanikaks selle põhjust, et me saame nagu ette valmistuda. Ja nüüd ma mõnes mõttes olemegi jõudnud sinna 4. faasi, kus kui esimene faas oli nagu eitus, teine faas oli naeruvääristamine, et see on tavaline gripp ja see, mis on huumor üldse. 3. faas oli selline, et kurat, midagi vist ikkagi toimub, et vist nagu siukene nagu juba olukorra aktsepteerimine. Siis 4. faas on see, et perse raisk, nüüd on probleem. Ja nüüd me oleme sinna jõudnud, rohkem faase ma ei tea, et sellest olukorrast välja tulemine ongi juba siis nagu selle olukorra lõpp, et nii ta nüüd on, et igasugused erinevad probleemid on nüüd päevakorrale tulnud ja kõik süsteemid ja igasugused mehhanismid, mis meil on olnud, nüüd näitavad, kas nad on nagu tööjõulised ja kui ei ole, siis tuleb kiiresti vead ära parandada ja selles mõttes nagu tekkiski küsimus, et ma nagu aitasin teil nagu siiamaani nagu ilma paanikata olla, ega siin nagu paanikaks edasi ei olegi põhjust, et mis me teame, numbrid kasvavad, inimesed surevad, meie istume ilusti toas, oleme isolatsioonis, hoiame oma tervist, tugevdame immuuni ja loodame kõige paremat, et katsume ka teisi hoida enda käitumisega, eeskujuga ja nii edasi. Teeme need numbrid ka natukene. Praeguse seisuga on siis globaalselt registreeritud nakatunuid 588 000. Registreeritud inimesi, kes on koroonast taastunud, on 133 000. Riiki, kes on nakatunud, on 202. Ma ei teagi, palju nüüd riik üldse maailmas on. Midagi 200 juures oli, et peaks põhimõtteliselt vist kõikides riikides nüüd olema. Ta nagu registreeritud ja olemas. Ja surmasid on juba 26 919. Aga jah, ma arvan, et järgmise nädala lõpuks see number on, ma kahtlustan 100 000 tuuris. Ma arvan küll jah, et see on jah, võib täitsa 100 000 olla. Aga siis inimesed mõistavad, et tegu ei ole tavalise gripiga. See 100 000, see tulebki siis nüüd nende riikide pealt, kes siin, suurriikide pealt, kus on siis hilja hakatud tegutsema ja nüüd paaniliselt üritatakse kõiki vahendeid ja kõiki võimalusi kasutada selle jaoks, et sellest olukorrast välja tulla. Räägime siis nagu Ameerikast, Inglismaast, Prantsusmaast. Prantsusmaa tegelikult, Prantsusmaa ka, aga Prantsusmaa vist sai selle mingil määral nagu piiri praegu peale. Need numbrid kasvavad, aga nagu punkt on nagu pandud, et see, ütleme niimoodi, et lause punkt, tähendab olukorrale, ütleme siis leheküljele pandi punkt peale, aga selle lehekülje lõppu, kus see punkt on, me jõuame alles 2-3 nädala pärast. Rootsiga on küll see, et ma ei kujuta ette, mis seal saama hakkab, et see on ikka
veider, hirmus samaaegselt. No. Nii. Noh, praeguse seisuga peaks karantiinis või ütleme koduses isolatsioonis vabatahtlikult, sunniviisiliselt, kuidas iganes, istuma kusagil 3 biljon inimest. Et see, kui sa seal üksi kodus oled, siis väga paljud on praegu koos sinuga üksi kodus. Ja väga paljud on koos perega kodus, et see on päris nagu, ma ei teagi, tore. Inglismaal oli päris huvitav. See, mismoodi nad täieliku isolatsiooni kehtestasid. See on siis nüüd pakun, et järgmine nädala keskel äkki, siis ka meil kehtestatakse. Umbes niimoodi. Et seal nagu see, mida siis Inglismaal näiteks isolatsioon tähendab, mis on arvatavasti enam-vähem igas riigis enam-vähem samasse tuuri, võib-olla nagu kõige kangemad riigid välja arvata, tähendab, kus on nagu see kõige kangemalt kehtestatud nagu Itaalia ja Hispaanias. Aga Inglismaal on see hetkel praegu niimoodi, et sa võid käia poes, toitu toomas, medkaupa toomas, aga võimalikult harva. Seda registreeritakse, kui tihti sa käid. Siis üks kord päevas võid õues kuskil 30 minutit kuni tund aega trenni teha. Seda ka registreeritakse. Sa võid seda teha koos pereliikmega, kes on samas maja pidamises. See on nagu lubatud. Aga see on siis ainult üks kord päevas, kas käid jooksmas, rattaga sõitmas, jalutamas, aga distantsi peab väga suurt hoidma teiste inimestega ja nii edasi. Siis veel üks põhjus, miks võib kodus Inglismaal väljas käia, on medpõhjustel, mis tähendab siis, et vereannetus, sünnitus, kodu läks põlema, ohu eest põgenemine, et sellistel põhjustel võib ka kodust välja käia ja tööl käimine. Kui sa kodust ei saa tööd teha, siis tööl käimine on ka lubatud. Siis need on need 4 punkti, mis on seal nagu, või 4 reegli, mis on vastu võetud. Ja eks ma kujutan ette, et ta nagu sarnane tuleb ka meile, et poes võid käia, aga võimalikult harva. Trenni tegemine, eks see on ka lubatud. Samas medpõhjused, et see on nagu hästi suure, nagu hästi nagu loogiliselt üles ehitatud, miks see nii on. Et arvatavasti meil nagu selliseks olukordi lähe nagu Itaalias, mis tähendab, Itaalias on ju see, et pandi ka kõik põhimõtteliselt tehased ja töökohad kinni, et välja arvatud ametid, mis ongi nagu hädavajalikud käimas hoida, et pood peab olema, inimesed peavad süüa saama ja kaubavedu ka peab olema, et aga tootmine pandi põhimõtteliselt kinni. Sinna ma arvan, me ei jõua. Siin ongi see, mis on nagu Eesti eelis teiste riikidega, et me oleme niivõrd väiksed ja me oleme nagu niivõrd kiirelt saame nagu opereeruda, et see ongi see meie suur pluss. Siis mis siis oli veel? Nüüd on üpris kindel, et see Euroopa nakkuste ja tervishoiu ja mis iganes instituut jõudis järeldusel, et see hooaja jutt, mis meil on, et kui suvi tuleb, et siis ta kaob ära või nii, et see nagu paika ei pea, et selles ollakse nagu suht nagu enam kõhklust väga ei ole, et see, et suvi tuleb, see nagu seda olukorda ei paranda. Kui siis ainult seda pidi see tekitab teise probleemi, et inimesed lähevad linnast minema, aga inimesed on juba linnast minema läinud ja mõnes mõttes me oleme saavutanud selle suve olukorra, et kui kellelgi on võimalik ära minna, siis nad on ära läinud linnast ja et temperatuur nagu tundub, et väga ei mõjuta, et ta nüüd nagu Afrikas ja Indias levib nagu Mis ma veel teada sain, on see, palju see test üldse maksab, see koroonatest. World Health Organizationi andmetel see Euroopa Liidus olev test maksab kuskil 150 € per test. Umbes sinna kanti, et eks ta kõigub üles alla, aga arvatavasti see on nagu ka see hind, millega see eestlased said neid teste. Praegu on juba Lõuna-Koreas hakatud tegema teste, mida müüakse kuskil 60 € tuuri. Ja lähiajal võiks britid saama valmis testiga, mis maksab kuskil 70 € kanti. Sellega saab testida seda, et kas sul on viirust või ei ole kehas. Et see on nagu hästi huvitav, kuidas nagu mõnes mõttes koroona jookseb ees ja maailma meedikud ja
ja teadlased jooksevad nagu järgi talle ja mulle näib, et nad saavad ikkagi vist koroona kätte. Et see on nagu päris huvitav uudis, sest kui ongi võimalik, kui need testid muutuvad niivõrd odavaks ja niivõrd lihtsaks, et sa saadki selle testi kodus ära teha, ilma et sa peaks kodust kuskil väljas käima, siis saab piiri peale panna nagu ongi nagu, kui me võtamegi näiteks kaardi ette, me näeme, et näed, siin on inimestel viirus küljes, siin ei ole viirust küljes, et me näeme, kellel on, kellel ei ole, siis me saamegi nagu ära isoleerida ja nii edasi, rakendusi, meetmeid hakata kasutama. Et on täitsa huvitav selline võidujooks maailmaga, et koroona jookseb ees ja maailma jookseb järgi, et ma kahtlustan jah, et koroona saab kätte selle. Tähendab, maailm saab koroona kätte. Nii. Noh, Hispaaniast ikka väga kurvad uudised, et Hispaanias kasutatakse siis uisuväljakuid, külmad väljakud, kus on see jää sisehalle surnute jaoks. Ameerikas samamoodi, et New Yorgi kuberner juba ütles, et siin ei ole enam küsimus selles, et kas meditsiinisüsteem New Yorgis peab vastu sellele või mitte, kindel on see, et ta ei pea vastu. Ja nüüd nad juba ehitavadki haiglate ligidale neid morge ja surnukuure ja asju, et see läheb väga koledaks seal. See läheb väga koledaks, et kui sul on keegi tuttav New Yorgis, siis raudselt täis karantiini tuppa ära, et tundub, et noh, võt see on see probleem. See on selle uue maailma probleem, kus inimesed elavad nagu nii väikestes gruppides koos, et kui mingisugune siuke kiirelt nakatuv pahalane tuleb, siis ta läheb kohe massidesse. Et kuna New York on üks maailma kõige suuremaid metropole, siis need numbrid, mis sealt tulevad, on arvatavasti väga koledad ja väga suured ja sealt ma ütlengi, miks see nädal lõpuks arvatavasti see number on 100 000 tuuris ja võib-olla isegi 200 000 tuuris, et ta nii on. See on päris kurb. Ma ei kujuta ette, mis lahingutanner seal saab olema. Ja see on ainult üks linn. Ta sealt lebib ju edasi. Sest terve Ameerika on nakatunud sellesse. Itaalias on olukord selliseks läinud, et nakatumise eest, tähendab karantiini rikkumise eest, et kui on ikkagi linnal on karantiin peal, keegi toast väljas käia ei tohi, ja sa ikkagi lähed niisama töllerdama kuskile, siis põhimõtteliselt vanglakaristus. Et seal enam nagu nalja ei ole, et nad on siin heaga proovinud ja halvaga proovinud ja kurjaga proovinud ja ähvardustega proovinud, aga tundub, et inimest tuleb ikkagi luku taha panna, kes muidu ei mõista. Et see on asi, mida tasub nagu meelde, et sest mis viib nagu riigi, ütleme, valitsuse nii kaugel, et ta peab siukest meedet hakkama kasutama. Noh, samamoodi Indias ka, et inimesed, kõigepealt oli reegel, et kui sa nagu rikud karantiini reeglid, siis sa pead tänaval kätekõverduse tegema. No lihtsalt ebamugavus. Loomulikult mingitel inimestel täiesti poolad sellest, mis sellele järgnes. Anti nagu teada, et politseinikud võivad see on põhimõtteliselt ka ikkagi lihtsalt tänaval klobida senikaua, kuni see mõistuspäev tuleb. Ja nad hakkasidki seda tegema. Et see füüsilise vägivalla peale. Sest noh, ega Indias inimestel väga palju raha ei ole, see ongi siuke füüsilise ebamugavuse tekitamine. Ja sama on ju ka vangla, et ta on nagu siuke vabaduse ja piiramine ja ebamugavus ja nii edasi. Et ei tasu nagu, noh, lihtsalt tuleb nagu teada, et kui siin osades riikides hakataksegi siukseid meetmeid kasutusele võtma, siis see on põhjuse pärast, sest muud moodi inimesed ei kuula. Kas Eestis nagu asi nii kaugele jõuab? Ida vist ei jõua. Nii, siis epitsenter Hiinas, Wuhan, linn, kus siis kõik alguse sai. Nad on nüüd 9 nädalat isolatsioonis olnud. 9 nädalat põhimõtteliselt on nagu inimesed on seal luku taga istunud ja nii edasi. 9 nädalat. 2 kuud nüüd põhimõtteliselt, 2 kuud ja natuke peale. Vaikselt nad on hakanud nagu siis seal nagu avama ennast, et on meile poed lahti läinud ja nii edasi, et aga 9 nädalat on ikka päris pikka aega. Et eks näis, kuidas neil nüüd selle avamine läheb, sellepärast selle koroonaga ongi see probleem, et oletame, et kui Eesti läheks täna päeva pealt läheks täiesti lukku ära, kõik inimesed kodus luku taga, politsei tuleb, paneb väljapoolt ukse lukku, keegi välja ei saa, hakatakse toitu tooma ja mida iganes. Siis ega see probleem ise ära ei kao ju.
sest kui me läheme sellest isolatsioonist või karantiinist nagu välja, siis need inimesed, kes ei ole seda haigust läbi põdenud, nemad võivad ikkagi sellesse nakatuda ja nemad võivad ikkagi sellesse ära surra. Et see on nagu siuke, ta on mitmetahuline see probleem. Et isolatsioon aitab, ta nagu pikendab seda aega, kuni meil tulevad mingisugused siis vastumeetmed. Vastumeetmedega tegeletakse usinasti. Siin hakkas nagu see mingi ravimi teema pihta, et on olemas nagu ravim selle jaoks, see ei ole ravim, see on leevendi. Mis aitab siis nagu selle koroona tekitatud sümptomeid või nagu leevendada, et inimene tuleb sellest nagu suurema tõenäosusega nagu elusalt teed. Imeliku nimega oli mul jäänudki meelde. Kus ma olen seda varem ka rääkinud sellest. Kus on leian üles. Imelik nimi oli seda. Paar nädalat tagasi juba rääkisin. Kuskil siin pool lehel oli. No ei tea, oli ju. Tekst oli palju. Hea küll. Igastes midagi nagu, vahendid nagu juba leitakse, millega saab leevendada ja see ongi see, et joostakse järgi mingi, et püütakse see koroona kinni. Inglismaal oli siis, Inglismaa peaminister on koroona positiivne, eks ta kuskilt selle sai kätte. Terviseameti minister samamoodi Inglismaal sai selle kuskilt kätte. Ja see on ju igal pool maailmas, et sellega me peame ka arvestama mingi hetk. Mina tajude järgi praegu ütlen seda, et hetke seisul on valitsusest, kes siis on nagu istuvad siin 101 inimest seal saalis. 4-5 tükki kannavad seda juba endas. Mina arvan küll, et valitsusel oleks kõige mõistlikum igasugune ühiskogunemine ära lõpetada ja igate pidi e-lahenduste peale üle minna. Nii palju kui võimalik. Sest see on juba seal. See on juba seal ja üldiselt valitsuse inimesed on vanemad sorti inimesed ja nad ei pruugi kõik ka tervisliku eluviisiga inimesed olla. Et siin tuleb lihtsalt arvestada sellega. Isegi vist rohkemat on natuke. See on tajutav, see on kuidagi juba huvitav, et see on tajutav. Kuidagi säravad teistmoodi. Paistavad teistmoodi. Nii ta nagu on. Ega seda nagu, miks ta nii on, miks ka meil nagu valitsuse inimesed saavad sellest. Ega nemad ju paar nädalat tagasi kohtusid ka ju kõikide nende inimestega, kes on siis seotud inimestega, kes tegelevad koroonaga, et seda ohu suurust on tükimaad hiljem nagu hakatud mõistma selle nakkuse suurust Eestis. Viivis on päris suur sellel teadmisel. Aga pole vast viga. See on palju mind mõtlema, et Eesti riik nüüd igalt poolt katsub raha kokku laenata ja teised riigid üle maailma proovivad ka samamoodi raha kokku laenata. Ja see on nüüd vist nädalaga tagasi uudis, kus Saksamaal inimesed meeletutes kogustes laenavad pankadest raha kokku. Ja ma hakkasin mõtlema, et ei tea, kas me peaksime ka laenama. Kas me peaks võtma nagu riigilt eeskuju ja hakkama ka nüüd kõvasti nagu raha kokku laenama. Sest majanduspauk tuleb. Mida see raha kokku laenamine nagu annaks? Mis majanduspauguga juhtub on ju see, et ega nii soodsalt enam laene tükki aega ei saa, kui nagu 2 kuud tagasi sai. Samas kõik, kes kinnisvara nüüd 2 kuud, 3 kuud tagasi ostsid, või isegi ütleme aasta aega taga, ütleme, kes on kinnisvara ostnud nüüd viimase aasta jooksul, nad varsti tunnevad, et kurat. Kõik oleks nagu justkui vastu pükse saanud, sellepärast, et need hinnad kukuvad ka kolinal alla, et see nagu käibki alati niimoodi. See käibki alati niimoodi, jah. See oli ka lahe.
ma mäletan, kui ma esimest korda nägin seda videot, kui Hiinas seal Wuhani linnas droonidega ringi lennati ja inimestel nagu teavitati, et püsige kodus ja nii edasi, kes tänaval ringi kõndisid, olidki niisugused droonid lendasid ja kõlar oli küljes. Ja vaatasin, kurat, on ikka kummaline küll. See olukord on seal nii kaugele jõudnud, et nagu noh, et nad kasutavadki droone selle jaoks. Tegelikult droon palju efektiivsem ka, kui hakata siin autodega ringi sõitma, kütusekulud ja kõik muud asjad, et see droon tahab ainult voolu saada, võtadki hulgi makusid ja lendadki sellega ringi ja see üleval kõrgelt näed, kui keegi tänaval tõllerdab. Väga efektiivne, eks need tuleb Tallinnasse igale poole mujale suurlinnadesse ka meil Eestis, et see kõik on tulemas. See ongi nagu, see ongi selline tänapäevase tehnoloogia ärakasutamine siis selle olukorraga tegelemisel, et päris nagu tuus omamoodi. Ja aga lihtsalt, et nagu kui ma nägin seda, see oli vist äkki veebruaris, jah, siis ma nagu ei oleks seda osanud ette arvata, et see ka meile jõuab, see sama nagu mõttelaad, et ongi droon, mis lendab ja jälgib inimesi. Tere tulemast tulevikku. Aga väga lahe, ses suhtes, kes iganes see Kuressaares ja Saaremaal seda asja juhib, suurepärane, et nagu noh, tagasilöök on loomulikult olnud ja probleem alles kasvab ja nii edasi, aga kasutatakse kõiki leidlikke variante ära selle jaoks, et seda olukorda kuidagi kontrolli alla saada, et see on päris äge, et vaadataksegi, mis igal pool mujal on tehtud ja proovitakse ise välja mõelda ja eks väga suures osas hakkab ülejäänud Eesti ka võtma eeskuju sellest, mis Saaremaal tehakse, et mõnes mõttes siis kogu Eesti äratuskell saarlastele jääme tükiks ajaks nagu sisse, et aga ega see saarlastel saab päris kallis ka olema kogu see asi, et eks seal paljud kaotavad oma lähedased, et noh, kas just paljud, aga jah. No vaata, siin ongi see eelis ka, et väiksema koha eelis suurematega, et väikses kohas ikkagi see kogukonna tunne on nii palju suurem, et kui keegi käitubki nagu mölakas kriisiolukorras, siis küll ta nagu paika pannakse või ära taotakse, et suurtes kohtades on see keerulisem, Tallinnas eriti, et Tallinnas see, kui keegi ütlegi teisele, kui midagi valesti on, et igaüks nagu oma pere seest on. Noh, siis meil oli see Delfis oli päris huvitav saada, see kriisisaade, mulle täitsa meeldis, et see panigi mõtlenud, kas üldse peaks ise saadet tegema, sellepärast, et tehakse paremini. Noh, seal olid see põllumajanduse ja aianduse inimene oli ja rääkisid sellest, et see oli nagu siis kõige suurem murekoht on see, et võõrtööjõu probleem on, et töölisi pole. Ja võõrtööjõud, kes on sees, neil saavad nagu need töölepingud otsa, nad lähevad ka vist kodu tagasi või on juba kodu läinud, et aga noh, põllutöö on ikkagi selline, et see on nagu seal ka samamoodi aega annab nagu lööb takka ja samamoodi ka loomade kasvatamisega, et kas sa paned praegu vilja maha või sul ei ole lihtsalt aega, millal seda maha panna, et ta ei jõua nagu suureks kasvada. Ja samamoodi, et ega see hästi ütles ka seal, et ega seda lehma ei huvita, kas siin on koroona või mitte, et lüpsta on ikka vaja. Ja siis seal ongi suur probleem, et see võib kaasa tuua teatava nagu sellise toidukriisi Eestis. Kõige suurem puudus, mis oligi, mis välja toodi, et kogu Eestis toodetavatest puuviljadest, tähendab puuviljade marja, mida Eestis toodetakse, on kogu nõudlusest kuskil 10%. Nii et kui sul on mingi maalap olemas, kaalu päris tõsiselt, et hakka kas või mingid maasikad või mingid marju kasvatama, sellepärast et nende järgi kodumaise selle järgi on arvatavasti see aasta palju suurem nõudlus. Et saad seda ära kasutada selle jaoks, et natukenegi kasulik olla ja võib-olla mingi kopikas teenida. Sest ega kui poes käia ka, kui vaatad neid puuvilju, juurvilju, kui palju need siis Eestist on, et noh, kartul on Eestist, sibul on tavaliselt Leedust, Poolast, õunad on ka Poolast, Hollandist, palju puuviljad ongi Hollandist. Et koha peal see puuvilja ja marja on ikka väga vähe, väga vähe. Et see ongi see, et kuna me teame, et see probleem on tulemas, saab ju ette valmistuda. Lihtsalt rohkem kasvatama hakata. Nii palju kui võimalik. Praegu veel ongi see külvi aeg on ju praegu.
noh, siin oli ka see, mis nad nagu tõid ka välja, et see võõrtööjõud läheb ära ja meil ei ole koha peal töölisi. Ja siis Siseministeeriumist või kuskilt oli tulnud nagu ütelus, et leiame kohalikud töölised. Ja siis see nagu tekitab pahameelt. Ja siin tuleb nagu mõelda, miks nad seda ütlesid ja miks nad seda, mis see nagu idee või point selle taga on. See sama asi, nagu ka täna räägiti, et hakatakse nüüd tegema seda suurt õlitehast meil. No, et milleks? Kas praegu nagu aeg selle jaoks? Idee ongi selles, et ju see majanduspauk tuleb päris kõva. Ja kust majandust turgutada, kui ongi sedasi, et sa lood alati, kui on majanduskrahh, siis hakatakse looma mingisuguseid selliseid riiklikke projekte, läbi mille riik suunab selle raha nagu inimestesse, kas siis ehitades midagi, parandades midagi. Et ongi, et need inimesed, kes hakkavad seda tehast ehitama, arvatavasti väga suur hulk neist on eestlased, et eestlased saavad palka, selle palga nad kulutavad ära koha peal, Eesti asju ostes. Ja siin ongi see on hästi ohtlik muidugi. Aga see on nagu teostatav, et samamoodi ka nagu põllumajanduses, et kui seal töötavad eestlased, siis see tulu läheb eestlastele, mida nad teenivad, et kõik see nagu jääb nagu selliseks kohalikuks. Aga noh, see on ohtlik värk selles mõttes, et just see eriala teema, et kui inimene oskab mingit tööd, ta on seda õppinud näiteks 2-3 aastat, ta on nagu selle ala peal nagu meister või oskuslik, ja nüüd panna keegi nagu täiesti võhiks seda tööd tegema, siis loomulikult see kõik see asi kannatab ju. Et see on nagu siuke, ma väga ei tahaks uskuda, et nad selle kergekäeliselt nagu plaanivad, aga see on nagu, siis seda tulekski hakata juba kohe tegema ja kohe välja koolitama ja kohe see, et sealt see nagu see konflikt nagu tekkiski. Sest ega see võõrtööjõud ka, eks nagu, ma ei tea, kui paljud tahavad Eestis jääda elama, võib-olla tahavad kõik koju tagasi minna ja võib-olla väga suur osa sellest võõrtööjõust ka nagu saatis selle raha koju, mis nad teenisid. Aga võõrtööjõule tavaliselt makstakse palju vähem raha kui omadele, mis tähendab ka seda, et omad, kes tööle lähevad, ega nad ei taha ju mingite kopikate eest minna, nad tahaks ikkagi minna sellise kohaliku standardi järgi. Et see on nagu hästi palju tahke, on ju. Aga kui nad tahavad minna kohaliku standardi järgi, siis tavaliselt põllutööettevõtted ja aiandusettevõtted, ega neil ei ole nii palju nagu seda, nii palju vahendid, et makstes nagu sellisest kohalikku keskmist palka kõigile, on ju. Et see toob välja selle, kuidas meil see majandus on nagu, noh, kui ta on võõra peal üles ehitatud ja võõras ära kaob, nii on. On üks siuke reegel ka nagu elus olemas, et oma on igavene, võõras ajutine. No, see ajutine nüüd lähebki minema, ajutine ei tööta enam. Kui meil on kohalikud oskustöölised, siis kui ta ühes farmis ei tööta, siis ta läheb kuskil teise farmi tööle, aga ta võiks ikkagi koha peal jääda. See toobki, see kriis toobki välja kõik selle meie majanduse nagu nõrgad kohad. Ühtepidi tore, teistpidi loodame, et me ega need nõrgad kohad võimalikult kiiresti nagu ära lahendatakse. Üks reegel oli veel, et sõltuvus kaob siis, kui me suudame oma probleemid ise ära lahendada. See on nagu probleem, et miks ei saa töötajatele maksta Eesti keskmist palka, et miks on nagu mõistlikum võtta välistööjõud. Hea küll, võib-olla mõne töölandjal on see ahnus, aga ma ei usu, et see paljudel on. Et pigem ongi lihtsalt olukorrast tingitud, et võt. Eks näis. See on nagu, ma arvan, et nad ikkagi mingi hetk proovivad mingil määral seda võõrtööjõud ikkagi Eestis hoida. Nii. Mis oli veel, et see on siuke teada värk, et magama peab korralikult. Kui korralikult ei maga, siis immuunsüsteem kannatab selle läbi väga tugevalt. Nii et. Aga sellest ma väga palju pikemalt praegu ei oskagi rääkida. Aga üldisemas plaanis paistab, et see siuke võidujooks selle koroonaga on nagu täismahus pihta hakanud ja maailm hakkab koroonal nagu järgi jõudma. Ma joonistan siia telgnimega aeg.
ja siin on koroona jookseb. Nakatab hästi paljusid inimesi, on ju. Ja siin on siis meditsiin ja teadus, kes talle järgi vurab. Isegi kuidas teadlasi joonistada. Noh, vahet pole. Idee on nagu selles. Hästi primitiivne joonistus, aga nii ta on. Et mida rohkem, ütleme, maailmas, kuidas ma seda nüüd ütlen? Ütleme, et meie maal siin kandis, ütleme Euroopas, see koroona probleem saab, ütleme, kas haripunkti või nagu sellise, no ütleme jah, et kust hakkab langus pihta, see juhtub alles mingi 2-3, ütleme siis nagu julgemalt, et 3 nädala pärast, ütleme Euroopas. Siis kui meil hakkab see langus pihta, samamoodi nagu Wuhanis, kus nad nüüd lammutavad laiali kõiki neid haiglaid, mida nad on üles ehitanud, siis neid ei ole enam vaja. Või tähendab, ma ei tea, kas nad lammutavad, aga ma tean, et nad on kinni pandud, nad ei ole enam aktiivselt töös. Siis need samad arstid saavad minna mujale appi. Ehk siis see oskustöölised, kes oskavad aidata teisi riike, kus see probleem on, nemad saavad kõik sinna appi minna. Et eks ta nii lähebki, et noh, samamoodi nagu praegu saadab ju Hiinagi, saadab igale poole arste, kes on selle probleemi läbi elanud, et mingi hetk me jõuame sellele koroonaga nagu järgi. Eks ta on ennem seda parasjagu pahandust teinud. See on ikka jah päris kore, mis saab nendes suurtes riikides olema. Sest ma kahtlustan, et Eesti võib sellest isegi päris ruttu välja tulla. Ma väljaliselt tajun hetkel seda, et mingisugune kammarjura seal valitsuse poole peal toimub. Et ütleme, kui mingisugune 3-4 päeva tagasi oli tunda sükest nagu selget fookust ja käitumist või mingit siuke hästi konkreetne oli kõik, siis nüüd on sinna nagu väljaliselt tekkinud nagu mingisugune udu ja segaduse moodi mingisugune olukord. Sest ennem isegi mõtlesin, et ma ei imestaks, kui siin tahetakse mingisugune konflikt nagu selles valitsuses üles kerida. Ma ei tea, kelle poolt või mis eesmärgiga, aga see konflikt takistaks selle probleemiga tegelemist. Et seda on nagu tunda, et kuidagi see on nagu tekkimas. Kas tuuakse mingisugune jama välja või mingisugune probleem ilmneb, mida ei olnud varem nähtud. Või keegi on midagi raha kõrvale pannud või mingisugune asi seal on tulemas, seda on nagu näha jah, et noh, aga siis oleme valmis. Teame, et korraks siuke tagasilöögi moodi asi tuleb, et aga ärme laske ennast sellest heidutuda. No. Ei tea jah, veidi. Kas keegi tõesti tahab mingi poliitilist mängu samal ajal mängida? Aga võib-olla nad suudavad selle ennem juba ära lahendada, eks näis. Huvitav oli ka see, et täna hakkasin põgusalt vaatama, et vaadake, Igor Mang pani päris täppi ennustusega selleks aastaks. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Igor Mang on nagu astroloog ja astroloogid ju näevad enam, tähed on ju kõigil ühed, on ju, tõlgendamise küsimus. Siis hakkasin uurima, et tegelikult väga paljud astroloogid ennustasid seda sarnast olukorda nagu praegu. Nad ei ennustanud nii täpselt, et nüüd tulebki Hiinast pandeemia, aga nad ennustasid enam seda suht täpselt, et selline globaalne probleem tuleb, millega siis kõik peavad tegelema ja mõtlesin, et peaks hakkama ka astroloogiasse natukene rohkem süvenema, sellepärast et tundub, et kui väga paljud nendest panid nagu täppi, vaadates mingisuguseid taevakehasid, siis seal ikkagi mingisugune teema on olemas, et oleks üks inimene, hea küll, aga kui need on 10, kes on täppi pannud, see nagu näitab juba, et seal ikkagi mingisugune tõetera on sees. No. Nii, aga
siis on see ametlik osa praegu läbi, käin kiirelt küsimused läbi ja siis tõmbamegi tänaseks otsa kokku. Aleksei ütleb, et 4 staadium on kontrolli alt väljunud tulekahju. Ei ole. 4 staadium on see, kus ongi tulekahju ja siis üritatakse, nüüd ongi see, et kas see ei tähenda kontrolli alt väljunud. See lihtsalt ongi tulekahju. Nii. Ragnar ütleb, et Prantsusmaal algas koroona 2 nädalat ennem Saksamaad. Erinevus on selles, et Prantsusmaal on 4000 intensiivravi voodi kohta, kui rahvaarv on 63 miljonit, Saksamaal on 25 000 intensiivravi voodi kohta. Kus sa võtad seda, et Prantsusmaal algas see ennem Saksamaad? Minu arust Saksamaa oli esimene riik Euroopas, kes sai koroona ja nad said selle võrdlemisi vara, äkki oli jaanuari lõpus või veebruari alguses. Sellepärast on minu Saksamaa nii heas seisus olnudki, et nad on selle probleemiga silmitsi olnud juba pikalt. Et seal oli mingisugune, kas see oli mingisugune rahvusvaheline koosolek või mingid ettevõtte, mingid suvepäevad, ala mingi seda sort üritus, kus rahvusvahelised ettevõtted juhid said kokku. Ja siis oli üks inimene oligi Hiinast, kes siis kandis seda, aga nad said selle nagu, mäletan selle hästi põnev jälgimine ka, sellepärast, et see oligi nagu igapäevaselt oligi nagu huvitavad uudised, kus nad otsisid taga seda patsient nulli, ehk siis seda esimest patsienti, kellelt asi hakkas levima ja nad said suht ruttu selle kätte, et aga võib-olla oli tõesti Prantsusmaal ka ennem. Aga mina arvan küll, et miks Saksamaal nii palju neid voodikohti ka, sest nad nägid seda probleemi pikalt ette. Aleksei just tuli teada, et selles samas hooldekodus tuli juurde veel 22 nakatunud. No, seda ma ju ütlesin teile eile, et ei imestaks, kui nad kõik on, aga alati on keegi visa, kes sellest nagu hullu ei ole. See ongi see jama värk, et põhimõtteliselt kõigil siis seal vist äkki. Mingid huvitavat häält on teile. No võtta on ju, aga see ongi see jama värk, et siis on nad ju, ütleme nendest 22 inimesest, mis see 20% neist oleks, on ju. Nemad võivad sattuda siis eriti kriitilisse olukorda. Tegelikult see protsent on arvatavasti isegi suurem, sest nad vanurid ka, et jah, see uudis on ERR-is praegu üleval, et niisugune oh shit. Äkki nad saavad nad tuua kuskil Tallinnasse ära, et kuidagi see kohalik haigla vastu peaks. See ma kujutan ette, et sellest vanast haiglast võetakse praegu ikka viimast. Pia ütleb, et Merilin Kerrao ennustas, et aprilli lõpuks on asi Eestis kontrolli all. Mis sina arvad? Mis meil on märtsi lõpp praegu, on ju? Ta võib täitsa isegi olla, et koroona, et viirus ise on teatava kontrolli all 4 nädalat. See on täitsa mõeldav. See on, kas see nagu ennustus on, et see on igas teises riigis ju ka samamoodi, et karantiini ja isolatsiooni tulemust on näha kuskil 2-3 nädala pärast. Meie põhimõtteliselt oleme nagu juba 1,5 nädalat isolatsioonis olnud. Ta nagu vaikselt on see kasvanud. Et täitsa võimalik, jah. Jakko ütleb, 3 kuud pole 9 nädalat. 2 kuud, vabandust, sassi ajas on. 2 kuud natuke peale. Okei, panin nüüd ämbri maha, kõik siin nüüd targutavad, et kuus on 30-31 päeva, see on üle 4 nädala ühes kuus. Jaa, vabandust, õhtu ja väsinud on ju. Ellis, hei, kuidas teil tervis? Pole vahepeal läinud, pole viga tervisel, juba taastunud. Aleksei ütleb, et mida rohkem piiranguid, seda suurem šanss on see, et äkki noorte hulgas massirahutused ja rahutused varsti. Ma ei tea, selles suhtes Itaaliast oli vahepeal kuulda massirahutusi, aga nad on kuidagi nagu sundinud ikkagi inimesed nagu tubaseks ära või meile ei jõua neid uudised, mis on teine variant. Et mõtlemise koht, üldiselt eestlased on palju rahulikumad, et ma pigem eeldaks just Saksamaalt ja
mitte Saksamaalt, Prantsusmaalt, sest prantslastel meeldib ju väga nagu meelt avaldada tänavale tulles, et sealt kandist nagu siukseid rahutusi asju, et noh, eestlased nii väga ei tekita rahutusi. Aleksei ütleb, et endine kiirjookseja Usain Bolt jookseb koroonas kiiremini, ei tea midagi. Aleksei ütleb, mingi tarneprobleem oli juba tekkinud, aga see sai vist lahendatud. Pii ütleb, siis läheb Riigikogus võimuvõitluseks. Me ei tea, jah. Jube vale aeg nagu võimuvõitluse jaoks. Aga mul on nagu siuke tajujärg ütleks, et see on nagu mingi skandaal, mis tuleb ilmsiks, et eks näis. Anneli ütleb, et ilus küünal on, mida Cosmo valvab. Jah, on jah, siuke mingi elektrooniline värk. Aga siis vist ongi äkki tänaseks kõik, et mul nagu uudist ka rohkem ei ole ja küsimusega rohkem ei ole, et ei hakka venitama. Ma ise mõtlesin, et äkki ma siis homme ei teegi koroonale jalaga, vaid teen Taro saate. Ütleme õhtupoole, et panen Taro kaarte. Miks? Sellepärast, et mul on neid kaardipakke kingitud ja raamatuid kingitud ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma teen selle Taro asja mulle selgeks ja parim variant asjade selgeks tegemine on neid tehes. Et eks ma siis homme tarotan teiega. Targutan ja tarotan. Kas see päris hea saate nimi tegelikult? Targutan ja tarutan. Tarotan ja targutan. Kumba pidi tulema üheks? Et kuule, aga siis ongi tänaseks kõik. Homme koroonale jalaga ei tule, et tuleb Taro saade. Sest noh, me teame, et numbrid kasvavad. Me teame, mis tulemas on, ettevalmistus on tehtud. Pole meil häda miskit, et eks kui midagi pakilist tuleb, siis ma annan teile teada, aga seniks kõik ja aitüma ja siis homme targutan ja tarotan ja siis eks ma ülehomme teen jälle koroonale jalaga. Tšau!